Jou. Käisin siis Kuressaares just siin jõusaalis ja mõtlesin, et lapsed koolis siin rääkisid, et palju mul allareid on, et teeks siis päris korraliku loogi. Augustist saati ma trennis ka käinud, siin on näha siis augustis seda, milline ma välja nägin, et alustasin siis treeningud augustis ja esimesed siis kilokalorid kulutasin rämedalt sõudes. Kaalusin siis 84 kilo, sõin kõike, nagu näha, grillliha, tomat, värgid, särgid. Muidugi alguses tehnika väga ei kannutanud kriitikat. Jõutõmme on siis üks mu lemmikumaid harjutusi. Muidugi nüüd teen väiksemate raskustega, kuna ühel hetkel seal tõmbasin selja ära. Kindlasti teen ka kükki. Siin siis nüüd näha oktoobrist väike ülevaade. Nagu midagi erilist ei ole muutunud, aga protsessil peab silma peal hoidma. Hommikuks siis pudru ja pühapäevati kindlasti ikkagi pannkoogid, millest ei tasu loobuda. Põhiliselt siis baasharjutused, rinnalt surumine, kalpink. Siin on siis üks videoklipp, kus ma põhimõtteliselt tõmbasin ka omast selja pärast seda ära ja pidin siis pärast käima kiropraktiku juures ja ei saanud korralikult trenni mõnda aega teha. Kindlasti tarbin ka mingil määral toidulisandeid, et ilma valguta ei saa ja tegin ka kreatiini tsükli siin läbi. Hommikul kindlasti pudru ja palku. Siin siis näha mõningaid treeningklippe. Et 29. oktoobril on siis näha seisu, mingil määral rasvakiht on õhem. Peaseid muidugi väga palju ei joonistu midagi, et arenemisruumi on kõvasti, aga suurem pats on juba vaikselt kadunud. Kindlasti ei tohi siis kõike ära piirata, et mõned õlled sõpradega või mõni hea limonaad mõni õhtu ei tee halba. Kindlasti trennile lõpus või vahest siuke tunne, et nüüd annan saba. Aga no pain, no gain. Vahel mängisin Mihkel Rauda trennis. Ja noh, Kooki sai ka süntari puhul. Ma ütleks, et keskendu baasharjutustele ja ei ole vaja väga hullu panna. Vahepeal pilti pealt tundus nagu, et keha on ebaproportsionaalne, aga õnneks see vist nii ikka ei ole. Ja kindlasti leidke treeningpartner, et kahekesti on vägevam trennis käia kui üksi. Siis väike veebruarist. Siin on juba raskus korralik 160. Selle 160-ga seal ühel hetkel ka selja ära tõmbasin. Pühapäeva hommikuti kindlasti sööge pannkooki. Siis trennikott on mul ilgelt vana ja kunagi mingi saiakoti klambriga parandasin selle ära ja nüüd ühel päeval siin kukkus kokku. Mis ma tahan näidata? See on siis eelmise kuu enam-vähem liikumised, et pole nüüd ideaalne, aga
olen trennis käinud ilusti. Kui vaadata siin märtsi, siis ka üsna hõre, ilmselt ka sellepärast, et mõnigi päev ei kandnud kella. Aga keskmiselt 2 korda nädalas ikkagi trenni. Siin iga kuu enne detsembrit võib-olla isegi rohkem. Ütleme nii, et pool aastat olen siis käinud ilusti jõusaalis vähemalt 2 korda nädalas ja oma arust toitunud enam-vähem. Ja nali on. Siin siis väike ülevaade, et kaal 84 kilo, 85 kilo, 6 kuud kogu aeg stabiilselt. Siin siis väike klipikene Kuressaare trennist, et tegin siis seljapäeva. Siin siis selja taha lendamine, vist on selle asja nimi see, et sellist masinat pole mul saalides siin olnud, et proovisin kohe ära. Siis kuklataha tõmbed, enamasti 4x8 seeriad siis kõhule tõmbed sama, et 4x8 kuni 12, et kuidas raskused ei olnud kõige suuremad, selline rahulik trenn. Siin on siis T-row, et nii-öelda T-kang. See on päris hea harjutus, mida nüüd viimasel ajal olen tegema hakanud. Siis veel erinevaid harjutusi seljale. Suvest nüüd hakkasin jälle niimoodi, et iga päev teen erinevat lihasgruppi. Et eelnevalt tegin siis 2 lihasgruppi ühel päeval. Proovin siis 4 korda nädalas vähemalt trennis käia. Siin siis näha mu ühte ebaõnnestunud seeriat. Et see alaselg on mul hästi nõrk, kuigi jõutõmbega peaks nagu arenema, aga see harjutus on minu jaoks 15 korda teen ära ja mul on selg nii täis, et pean korralikult harjutama hakkama seda. Lõppu veel kitsaardega rinnale. Lõpus siis muidugi kõhulihased ja siin siis olekski äge, kui paneksite lõpu või siia video alla kommentaarid, et millest ma võiks veel siis vlog'e teha ja like ja subscribe ja peace out.